tihti peale tuleb ka ennast korrale kutsuda, mõnikord jälle vaatad kõrvad, Martin, küll võta rahulikult, see ei ole küll oluline, et lähme edasi, eks ole. Et see... Sina kinojuhina, mis on sinu kõige suuremad väljakutsed täna oma töös? Ma arvan, et kõige suurem väljakutse, kuna ikkagi meil on teenindusotsus, eks ole, siis on ikkagi personali leidmine, koolitamine, hoidmine, meeskonna komplekteerimine ja sellise meeskonna tunde ja selle, mis kõik paistab klientile välja, et selle saavutamine. Kuidas sa seda teed? On sul mingisugused, mis sa õppinud oled selle aja jooksul, millal sa oled kino juhtinud? Õppetundi on muidugi väga palju olnud, eriti personaliga tegeledes, aga mis võib-olla peamine on selline inimlik ja mõiste suhtumine. Et see on, ma arvan, see, mis on nagu loonud meil sellise õhkkonna, nagu ta meil on. Et meil selles suhtes oleme hästi sõbralikud ja teineteist mõistvad ja toetavad, et ei ole selliseid sisemisi hõõrdumisega pingeid ega midagi sellist. Pigem vastupidi, just alati utsitame üksteist taga paremaks, tugevamaks saama, kõike sellist. No sellist ettevõtte kultuuri tahavad kõik luua. Kõik räägivad sellest, et võiks nii olla ja et siis töötajad tulevad inimeste pärast ja lähevad ära ka inimeste pärast ettevõtetest. Kuidas sa oled suutnud luua sellise kultuuri? Ma täitsa nõus sellega, et inimesed töötavad inimeste pärast, tulevad inimeste pärast ja lähevadki inimeste pärast. Aga ma arvan, et see ei ole võib-olla nii väga, mis mina nüüd olen sellest suhtes loonud. Pigem ongi, mis need töötajad ise samamoodi on loonud. Meil ongi nagu ühtne arusaam asjadest, mis meil nagu kokku lepitud. Näiteks meil ei ole sellised asjad pausid. Väga palju on see, et mis kell mul paus on esimene tööd. Meil ei ole paus. Kus teil ei ole paus? Meil on selles suhtes, et film läheb sisse, kõik asjad on tehtud, siis ongi paus. Aga mitu pausi on siis? Ma ei tea, et mitu filmi sisse läheb, et nii mitu pausi on. Et see ongi täpselt see, et kuidas me nagu üksteist suhtume, et üksteist tööd samamoodi austame, et kuna meil meeskond tegelikult on väga väikene, siis ongi oluline kõik asjad tehtud saada ja siis on aeg pausiks. Kui sa klienditeenindust niimoodi laiemalt vaatad, alati öeldakse, et eestlased ei ole head klienditeenindajad ja nad ei oska olla ja on sellised introverdid, siis mida sina kõige olulisemaks pead või mille järgi sa valid üldse näiteks teenindajaid, kui sa värbad endale? Mina valin selle natukene niisuguse sisemise intuitsiooni järgi, et kuidas ma tunnen, et ma väga ei vaata seda tohutut kogemuste pagast. Et ma tean, et väga palju vaata sealt, et kus on olnud, eks ole, endi teenindaja, mis ametid olnud. Mind see väga ei huvitagi. Selles suhtes, kuna mul on endal niisugune sisse õppinud ja sisse töötanud meeskond, siis võib täiesti edukalt on mul näited, kus on võetud inimene, kes ei ole kunagi klienditeenindaja olnud, on selle meeskonna liikmeks saanud ja on olnud mõne pärast väga hea klienditeenindaja. Et pigem ma vaatan isikuomadusi kui eelnevalt seda töökogemust. Mis need isikuomadused on? Julgus pealehakkamine, avatus, lõbusus selline. Et niisugune hea kiiksu huumorisoon tulebki kosmoses alati kasuks. Meil ka huumorisoon. Et sellega... Musta huumoriga. Ja, et niisugused ja sisemine huumor, see on hea, aga jah. I'm on top of the world, now I'm living and the good just gets better, keeps on giving not even close to the end, it's just beginning life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. Millistes olukordades sina kasutad GoWorkabiti? GoWorkabiti, ma arvan, me olime ka siis me olime vist kinos Aimaksi nime all, aga me olime üks esimeseks kindlasti kasutas. Just ongi, et see kino iseloomust tulenevalt, et siin ei saa üheselt ette ennustada, et kui hästi mingi film mängib või kui suur see tööjõu vajadus on. Et ma tean, paljud kinod teevad graafiku nädalate kaupa. Meil on väga palju õpilasi, hästi toetame õppimist, selles suhtes ongi palju õpilasi, kõiki oma vajaduste, eksamite, sessioonide asjadega, et meil on kuupõhine graafik, et kuu lõikes väga raske ette ennustada selles suhtes, kui hästi mingi film mängib, kui suur see tööjõuvajadus on, kas tuleb mingeid lisaüritusi, kus jälle on täiendavat personali vaja. Et sellest ongi, meil on nagu see oma tuumik, eks ole, töötajatest, kes on kõik vajadus kaetud ja kõik need lisad, kui me näeme, et selle Workabit annab meile niisuguse nagu paindlikkuse võimaluse hästi kiiresti reageerida. Teil ametikohtadel või milliseid töid GoWorkabitist tööamused teil teevad? Meil on selles suhtes, on meil ära jagatud, on positsioonid on niimoodi, et on saaliteenindaja, eks ole, ja on kassateenindaja. Et GoWorkabitist saavadki meil olla alati abis kas saaliteenindajana või siis garderoobis. Et see on nagu see peamine kõige kiirem aeg, eks ole, et saalid puhtaks, kliendid sisse, sellega saavad alati abiks olla.
paljude jaoks, kes GoWorkabiti kasutavad, paljud ettevõtted küsivad meilt nõu, et kuidas kiiresti inimesi nii-öelda onboardida, et kui sul need inimesed tulevadki siia teenindama teatud ürituse jaoks või teatud seansi jaoks, kas sina oled mingisuguseid nippe enda jaoks leidnud või kuidas teie seda teete, et uued inimesed, kes tulevad, saaksid hästi ruttu joonele, hästi ruttu selgeks, mis nad tegema peavad ja teeksid tööd hästi? Kohe tööle. Kohe tuleb vette isata, siis õpib võimagi. Et selles suhtes meil on küll niimoodi, et me võtame üldjoontes, kas siis mina ja vahetusvanem võtab vastu, näitame selle üldise ära, kus on garderoobid, riided, uksekaardid, asjad, eks ole, kiire tutvustus kino kohta ja kohe läheb siis vastava positsiooni. Me ei pane kunagi üksinda selles suhtes, et nii, et nüüd täna on saali teenindaja, et sa oled siin nüüd saali teenindaja üksinda, eks ole. Ta on alati kellega koos, kellega toeks, eks ole, et ta nagu aitab. Ja läheb kohe selle inimesega koos tööle. Ja meil on, kuna meil ongi hästi sõbralik ja abivalmis meeskond, siis võtavad kohe omaks, näitavad kohe ära, viivad teemaga kurssi ja siia on suht lihtsalt läinud. Ei ole olnud nagu kunagi probleemi, et keegi ei saa hakkama tööga või midagi sellist. Viimasel ajal üldse, mis nagu kõige rohkem mulle silma on jäänud, on see, et mis tahaks võib kõigile öelda, nii oma töötajatele kui klientile kõigile, et ärge laske ennast pisiasjadest nii väga häirida. Et selles suhtes siuke kui öeldakse, et eestlane ei ole võib-olla hea kliendi teenindaja, siis ma ütleks pigem, et eestlane oli hea klient. Selles suhtes jah, tõesti, et kui mõnikord on mõni järjekord on natukene pikk või ma ei tea seal, siuksed hästi pisi asjad, mis tegelikult ei ole nii olulised, maailmas on nii palju suuri asju, mille pärast oma pead valutada või kuhu võiks oma selle energia panustada, kui tahetakse midagi muuta, et siin nagu nägelda ja norida pisi asjadele, et ärge takerduge nendesse. Kuidas sa ise oled sinnani jõudnud, et sa niimoodi arvad? Oled sa varem olnud selline viriseja ka või olid sa algusest kindlasti, eks selles suhtes ma tihti peale tuleb ka ennast korrale kutsuda, mõnikord jälle vaatad kõrvad, Martin, küll võta rahulikult, see ei ole küll oluline, et lähme edasi, eks ole. Et see nüüd ei ole nii, et ma nüüd tulen ja ütlen kõigile, et nii on. Kindlasti, see ongi töö iseendaga selles suhtes. I'm on top of the world, now I'm living, and the good just gets better, keeps on giving, not even close to the end.